Juureväärtuse leidmine. Taskuarvutil ei valmista antud arvust juure leidmine erilist raskust. Uurime aga, kuidas saab juure väärtust leida arvuti abita. Selleks vaatame arvu 144 ja võtame sellest ruutjuure. Loomulikult on teada kohe vastust, et see on 12, kuna 12 astmes 2 on 144. Aga vaatame selle arvu näitel, kuidas saab tõesti ilma taskuarvutita ka suurema arvuga hakkama saada. Selleks lahutame arvu 144 algarvuliste tegurite korrutiseks. Seda on väga mugav vormistada tulbana 144 ja nüüd me jagame järjest algarvudega. Esimene algarv on 2, sellega ilusti jagub meie antud arv 72. Uuesti näeme, et 2 on võimalik jagada 36, uuesti jagame 18, 2 on 9. 9 on paaride arv, 2 ei ole võimalik edasi jagada, jagame siis järgmise algarvuga 3. Oleks 3 ja 3 jagatud 3 on 1. Jagamine on lõpetatud ja vaatame, millise tulemuse nüüd selle abil meie saame. Ruutjuur 144 võrdub ruutjuure märk ja nüüd võib ümber kirjutada, et see ei ole midagi muud kui üks pikk korrutis. Ja nüüd väga oluliseks osutub see fakt, et meie tegurid esinevad paaris arvkordi. Ja nimelt tegemist on ruutjuurega, teise juurega, meilt huvitavad paarid. Üks paar, teine paar ja kolmas paar. Seega edasi võib kirja panna, et see on siis ruutjuur 2 korda 2 korda ruutjuur 2 korda 2 ning korda ruutjuur 3 korda 3. Tulemus on ilmselge. Esimene juur on ruutjuur 4 ehk 2, teine juur on täpselt sama ja kolmas on ruutjuur 9 ehk 3. Loomulikult tulemuseks on arv 12. Loomulikult praktikas seda juurt võib leida ka teisel viisil, et 144 ruutjuur. Paneme tähele, et see on siis üks korrutis, üks väga ilus korrutis ruutjuure silmadega 36 korda 4, mõlemast arvust olemas ruutjuur, ehk see on siis 6 korda 2 ja ikkagi loomulikult 12. Või näiteks teistpidi, 144 on ju ka tegelikult 9 ja 16 korrutis ning sama põhimõttega saame, et see on 3 korda 4 ja on 12. Loomulikult arvud 36, 4, 9 ja 16 on valitud sellise põhimõttega, et ruutjuur nendest on täisarvuline. Leiame veel ühe juure taskuarvuti abita ja olgu selleks juure kuupjuur arvust 2744. Teeme täpselt sama skeemi järgi, mis on eespool kirjeldatud. Võtame antud arvu 2744 ja jagame siis algarvudega. Jagame 2. 1, 3, 7, 2. Jagame uuesti 2, 6, 8, 6. Jagame 2, 3, 143. Ja nüüd see arv 3 ei jagu. Ja ta ristsumma juba 3 me näeme ei jagu. 5 loomulikult ei jagu. Ja järgmine algarv on 7. Ja 7 see oleks ilusti jagatav. 49,
7 uuesti saame 7 ja 7 7 on 1. Ja vaatame nüüd, millise tulemuse, millise järelduse meie siit saame. Kirjutame ümber jällegi ühe pika korrutisena. Nüüd võime esitada 2 kuupjuure kujul 2 korda 2 korda 2 ja korda veel üks kuupjuur 7 korda 7. Ja nüüd saame, et esimene kuupjuur on 2 ja teine kuupjuur on 7. Tulemuseks on arv 14. Loomulikult siin juures oli väga oluline, et nüüd meil oleksid kolmikud samadest arvudest, et oleks kolmik teguritest. Kolmik, kuna tegemist on kuupjuurega. Näiteks kui juur oleks 4, siis meie vajaks 4 samasugust tegurit. Selleks, et meie juur oleks täisarvuline.